Teie ees on Messi Express. Saate toob teieni Kuulbet. Tere tulemast tagasi. Me oleme jälle Fonotegis. Me ei ole nii ammu siin olnud. Pepi, kas sa mäletad viimast korda või? Ma mäletan väga hästi, kui me olime siin terrassil, see oli eelmine suvi. Jaa, aga... Siis meid oli 3 veel. Meid on ikka 3 tegelikult. Okei, Pepi. Mis te tegite, siis viskasite välja või? Ei, me ei visanud. See tüdruk lihtsalt otsustas, et tema ei jaksa. Ja siis me Pepiga kärrisime edasi. Aga nagu te näete, meil on täna siin diivani peal veel 3. inimene. Ja meid on ikkagi 3. Meid on ikkagi 3. Meil on Ketsi asendus. Me pole kunagi olnud vist 8 siin tegelikult. Ei ole, jah. Sten ja Karliga olime ka viimati vist. Aga sa võid ennast tutvustada, kui keegi ei tea. Tere, ma olen Valge tüdruk, AK Elina. Kas keegi nagu... Ma ei tea, kas inimesed teavad, et see päris nime või? Ma siuke mina enne ei teadnud, kui ma reaalselt... No oleneb vist, kus sa lähened. Kui keegi tunneb läbi filmi või teatri, siis pigem nad teavad ikkagi Elinad. Okay. Siis nad on nagu, sa teed muusikat ka. Ja nad on, vahel on nagu suht eraldi need 2. Kas sul vist Instagramis ei ole pandud, et sa Elina on, jah? Ma ei mäleta. Okay. Sest ma mõtlesin, ma millalgi otsisin nagu ilmselgelt ennast episoodi ka nagu, ja siis ma olin nagu, oh my god, see nimi on Elina. Nagu, ma reast ei teadnud, sest kuskil nagu meedias väga ei räägitud, tavaliselt ongi quote'ina nagu Valge tüdruk. Ma ei tea, vahel on minu meelest just nimi ja siis on veel vanus ka. Ma olen nagu, aitäh, pange aadress ka sinna. Kogu aeg on see, vaata, paned alati sulgudesse selle vanus ja nagu, why, miks te teete seda? Erki naistele. Kas see on oluline? Ei, aga kõige aeg on see, et ma vaatasin, sa oled 27 või? Miks see haige on? Sest et ma arvasin, et sa oled noorem. Ma arvasin, et sa oled nagu võib-olla 23 või midagi sukast. Ja seda olen ka kuulnud. Sest ma olingi just, ma rääkisin Peppile, ma olin nagu, oh my god, on 27, Peppe nagu, et on 27. Kui vanad te olete siis? Ma olen 23. Mina olen 23. Ei, sorry, ma 24. Ma olen 25. Okei. Selles mõtlesin, et see on nagu kuidagi... Vahepeal ma olen Janellest noorem. Ma tunnen küll, et ma olen teist noorem. Ja ma tunnen ka, et ma olen noorem teist. Kõige aeg on see, et ma ei mäleta, millal ma viimati dokumenti küsite nagu. See on nagu actually nii persas ja ma tunnen ennast midagi. Ma ei tea, kas mul on kortsvad näos või? Ma peab veel botoxit tegema. Ma ei tea, iga kord, kui poes oled ja siis ei küsitud dokumenti, siis mingi, mul oli juba nagu käe ulatuses, nagu palun vaadake. Mul on ilus pilt ka nagu, I don't mind. Aga jaa, ei. Mulle tundub, et see on mingi vibe ka, vaata. Võib-olla jaa. Siuke küpse inimese vibe. Ma ei tea, mis on nagu tead asju. Ka tänapäeval on vaata veits sellega see, et nagu, ma ei tea, kas tänapäeva 30 on enam üldse see 30, mis ta kunagi oli, vaata. Et nagu, ma ei tea, tollel ajal kuidagi 30-aastane inimene tundus nagu nii täiskasvanulik ja nüüd sa oled nagu, ma ei tea, meil on need sõbrad Karl ja Sten, no nad on ka 30 ja mina ei tea, ütleks, et nagu, Sten vist ei ole, aga Karl küll on 30, siis ma olin täiesti šokeeritud, ma olin nagu issand jumal, et sa oled 30. Kena sa ütlesid kõikidele Karli vanused, tahtsid oh my god, sorry Karl! Sorry, teine Karl, kes räägime. Ma ei tea, kes see oli. Igast seal meil on täna külas Valge tüdruk ja ma reaalselt vaatasin, sa käisid balletikoolis, nagu mida helli. See on nii haige, nagu ma ei taha kuidagi nõme olla, aga sa ei tundu üldse siukest tüüpi inimene, kes käis balletikoolis, sest et minust seal on mingi stereotüüp, et nagu kes seal käib. Nagu kuidas see juhtus, kas sa olid nagu väiksena, kas su vanemad olid nagu, et tavai, et pane Elina balletikooli või sa olid nagu ise kuidagi? Sunniviisiliselt läks. See oli niimoodi, et ma tegelesin iluvõimlemisega, nagu paljud tüdrukud. Ja siis ma tutvusin mingi tšikiga, kelle nimi oli Ester. See on ülilamp story. Ta tuli Eestisse UK-st mõneks ajaks elama oma emaga ja kuna balletikoolis oli väidetavalt kõige lihtsam õppida välismaalasena, kes ei oska eesti keelt, siis ta läks sinna kooli ja ta tegeles ka veits tantsimisega. Ja siis me tutvusime läbi mingi meie vanemate ja siis mingi kord hängisime tema juures ja ta näitas mulle varvaskingi. Ja siis ma olin nagu, oh my god, see on see, mida ma tahaks iga päev teha. Ja siis, ma ei tea, ta kuidagi promos vist nii hästi. Liiga hästi. Ja siis mu ema ei tahtnud anda mind sinna kooli, ta oli nagu ei. Kas käisid juba enne kuskil koolis või? Ja balletikooli võetakse ainult 5. klassi. Ma arvasin, et miski pärast, et nagu sa lähedki esimesse sinna. Neil on mingid stuudiod üle Eesti, aga selline nagu päris kool, kus sa saad keskhariduse ja kutsehariduse on
ainult 1. Ja ainult 5. klassi saab. Davai, ja siis olid nagu mingi see on nüüd minu kutsumus ja ma hakkan balletitantsi. Ja see kestis täpselt, kuni ma nagu sain sinna sisse ja ma tulin esimesse tundi. Ja siis ma vaatasin, et selgub, et ma olen kõige paksem ja kõige pikem inimene maailmas. Nagu see oli see, mis ma tundsin. Aga ma kujutan ette tegelikult ka, et seal on nagu need ülimalt peenikesed tüdrukud, kes on nagu vanemate kõik olid väga väiksed. Ma käisin enne Õismäe koolis ja meil oli nagu siuke veits mingi sebimine juba 4. klassis, mingid nagu keskele tatipani, mingi ripsmed meigitud veits ja siis ma läksin sinna ja siis ma nagu ma pean taandarenema. Mitte nii. Aga et ma pean nagu, selles mõttes nagu taandarenema, et meikida ei tohtinud, küüsi ei tohi värvida. Ma sain aru, et ma olen liiga suur, liiga pikk ja liiga, mis iganes, liiga pihv 4. klassi kohta. Aga ja siis ma suht kohe nagu pettusin selles, aga ma ikkagi lõpetasin selle kooli. Ehk siis õppisin seal 9. ja siis veel, seal ei ole nagu gümnaasium, vaid on 3 kursust. Ja siis see nagu 3 kursust läheb nagu gümnaasiumi alla või? Ja see on nagu kutsekeskharidus. Et siis sa oledki. Sa ütled praegu, et sulle ei meeldinud see since day one ja tegi see liiga lõpuni või? Mad respect nagu, that willpower. Sul on iseloomu. Aitäh. Ei, seal oli palju inimesi, kes tundsid samamoodi nagu mina. Aga ja tegelikult see oli tore, eks mul oli, keegi ei hoidnud mind seal tegelikult. Ja mu ema oli täiega poolt, et mine ära, kui sa ei taha olla seal. Aga siis, ma ei tea, mingid asjad vist mulle väga meeldisid, et vahepeal mul ikkagi tekkis see mõte, et aga äkki ma saan hakkama, sest mul olid suht head tantsulised eeldused. Ehk siis ma mõtlesin, et äkki ma proovin. Siis selgus, et et proovimine on väga tugevalt seotud sellega, et ma pean kaalust alla võtma. Siis ma proovisin ka seda, committisin räigelt mingi aasta aega. Vana sa olid siis? See oli juba 10 või esimene või teine kursus ja siis 10-11 klass. Ma mõtlesin nagu mingi, ma ei tea, mingid 12 aastat öelda, et mingi tai, hakka näljutama, tšau. Nagu see on, veits tundub rets mulle nagu. Ei, see oli tegelikult kas see oli nagu üldse teema siuke mingi toitumishäired? Olen räigelt puid nüüd koolile. Ei, nagu see on nagu lihtsalt reality check nagu veits vaata. Ei, no ma võin tõtt rääkida. See olenes õpetajast. See oli see, et väga kõige rohkem oleneski sinu nagu klassijuhatajast, kes ütleb, kuidas asjad käivad. Ja õnneks mul vedas, vahepeal ma ikka sain mingit ebameeldivaid kommentaare, mis on mul ikka veel meeles. Aga suuremas pildis tegelikult nad ei tahtnud teha nagu nõmedalt seda. Et meil oli psühholoog ja nad tegelesid sellega, et meil oleks arst ja et see ei ole see, et ära söö, vaid see on see, et söö tervislikult. Ja siis nad tegid meile special mingi söömisprogrammi, mis oli nagu see, et me tulime hommikul vist, sõid kodus hommikusöögis, sõid lõunat koolis, siis meil oli mingi oode, mis oli tervislik, et see ei oleks see, et me sööme üks kord on seal koolis, kuigi meil on väga pikad koolipäevad ja proovipäevad. Et nad ikkagi nagu proovisid teha seda toredalt. Ja ma lihtsalt ise tundsin, ma mingi hetk otsustasin, ma proovin ennast näljutada, mis siis saab. Ja siis ma näljutasin, samal ajal on ju mingid inimesed olid loomult väga peenikesed mu kõrval ja siis nad said täiega kiita ja neile öeldi, et kallikene, issand jumal, kas sa üldse sööd? Ja siis ma seal kõrval pole söönud mingi kuu aega, ma mingi, miks te minu käest ei küsi? Ja siis see oli suht rõve, energiat ei olnud ja tegin eksami lõpuks ära ja sain 4, et enne mul oli 3, sain 4 ja siis ma olin nagu, see ei ole seda väärt, et isegi kui ma ei söö ja pühendun sellele terve oma aja, siis ma ikkagi ei ole priima. Ma oleks pidanud muidugi võib-olla pikemalt töötama, mitte 1 aasta ainult. Ja sellest nagu see on vaata, et nagu kõik ei olegi siukse kehaehitusega ja sa lihtsalt ei jõuagi sinna ja see on nagu absoluutselt. Ja kõigi nagu etapid on vaata nii erinevad, et nagu ongi see lihakaalu kaotamine, et nagu eriti vaata siis sa oled just nagu siuke hakkad täiskasvanuks saama, et see on nagu su kehas on nii palju arengut toimub ja nagu see ongi nagu, et sinu nagu
sa ei saa ennast teistega võrrelda, kes ei ole sinuga nagu sarnased. Aga ma imestan seda, et nagu sinu puhul, et sa käisid seal balletikoolis ära ja sa olid nagu, et et ei olnud nagu 10 experience, aga pohku ja ma lähen siis Viljandisse ja teen seda tantsuasja edasi nagu. Tegid taustauuringut? Ma tegin taustauuringut. Ma lugesin nagu, ma ei tea, kui palju artikleid läbi, et nagu aru saada nagu, kes sa nagu üldse oled. Who's this bitch? Ja reaalselt, ma ütlen ausalt, ma vist käisin sind esimest korda kuulamas reaalselt siin Fonate keskus esinesid. Oh my god. Ja ma olen tõrnaimugi, lihtsalt mu sõbranna oli mingi tavai, et lähme, et mul on vaja üks keika teha. Ma olin tavai ja me seisime siin trepi peal. Ma isegi ei mäleta, kuidas, see oli täiesti randomly, tulge. Ja siis ma üli hästi mäletan, mul on mingi klipp, kus ma seisin trepi peal ja nagu kõik see on täiesti full ja ma olime lihtsalt mingi, et kes see Biff on üksi laval ja kõik teavad sõnu ja laulavad ja ma lihtsalt mingi aga nagu nagu mulle tundus see kõik väga äge ja siis ma olingi nagu, siis ma mõtlesin täna, et ma lihtsalt teen seda research, sest mul polnud õrnaimugi, kes sa nagu inimesena oled. Ma räägin, ma ei teadnud su päris nimegi. Aga vist mul oligi hästi huvitav, et sa nagu läksid tantsupedagoogiks. Nagu mida see fucking üldse tähendab? Reaalselt nagu mida see tähendab? Kas sa oledki tantsuõpetaja või? Ma nagu no idea. Tegelikult see on koreograaf / tantsuõpetaja. Okay. Ja koreograaf on nagu justkui siis kunstilisem osa sellest tantsu õpetamisest, ehk siis tantsude loomine. Aga tegelikult Viljandi õppe, miks ma sinna läksin, oli see, et see on väga tugeva etenduskunsti suunitlusega tantsuõppe. Ehk siis ma tegelesin etenduskunstiga ja teatriga ja tegelikult vaatasime mingeid filme ka, no me tegime igast asju, veits õppisime mingi, kuidas valgustehnika töötab, mis asi on heli, et see oli. Ja ma teadsin, et see paberi peal on tantsuõpetaja ja see on ka see paberi, mis ma sain, tantsuõpetaja. Ja osa sellest õppest oligi see, et ma pidin õpetama tantsu ja tegin seda muideks balletikoolis, läksin sinna tagasi praktikale. Aga siis ma otsustasin, et ma õpetan nagu vabamat tantsu või kompositsiooni. Okay. Ehk siis mitte nagu mega klassikalist asja. Kus sa tulid nagu peale seda balletikooli, et olid nagu tavai, et see on see? Peale seda traumat? Meil oli üks ülilahe pedagoog, kes kutsuti meile kooli. Ta tegi meile lõpulavastust. Ja tegelikult ma ei tea, kui sügavalt sellest, ma võin nagu tund aega sellest rääkidagi. Aga lihtsalt meie balletikooli õppe lõpuks jagunes tegelikult 8 klassiks. Nüüd see vist kaotati ära ja me olime esimene aasta, kellega seda prooviti. Ehk siis tekitati kaasaegse tantsusuund. Ehk siis põhimõtteliselt, kui sa ei tahtnud teha just klassikalist tantsu, seda ühte balletti, mis läheb Estoniasse või Vanemuisesse, siis sa said valida ka sellise nagu kaasaegsema, vabama liikumise, kus oli täiesti teised põhimõtted ja teised õpetajad. Ja siis õppejõud. Ja siis üks tüüp kutsuti meile kooli tegema seda lõpulavastust ja siis ta nagu just kaasaegsele suunale, kuhu ma siis lõpuks läksin, sest ma ei nautinud klassikalist tantsu. Ja siis see tüüp oli nagu, et on olemas siuke kool, mille ma ise lõpetasin kunagi ja et see on ülihea ja et see on üliepik, aga ma ei tea, kas sa saad sinna sellepärast, et me olime ikkagi nii basicud või ei teadnud midagi peale Estonia ja balleti, et tundus, et see ongi terve maailm. Aga siis ta kuidagi avas seda ja promos seda ja siis me hakkasime paari sõbrannaga käima vaatamas mingeid etendusi ja uurima selle kohta ja siis see hakkas nii räigelt huvitama ja siis ma olin nagu, oh my god, see on täpselt see koht, kuhu ma tahan minna, sest see on nii avatud meelega väike küla ja ma ei ole kunagi küla nagu väike linn ja ma ei ole kunagi Tallinnast väljas elanud ja kuidagi see maailm avanes täiesti teises pildis. Ja siis oligi nagu tavai Viljandi, let's go. Ja meid läks sinna päris mitu tegelikult mu klassist ja oli täiega cool. Armastan täiega Viljandit. Nii armas. Aga kas nagu see nagu valge tüdruk sündis nagu selle ajal või see tuli nagu hiljem? Ma seda nagu ei saanudki aru.
ma ei oska üldse nagu lühidalt rääkida siukseid asju. Ei, nagu see on fine, nagu lihtsalt. Räägi meile see storyline. Jaa, täpselt. Ma ei saa, siis ma räägingi tund aega. Aga see on fine, nagu selles mõttes. See tund aega ongi sulle pühendatud, et kui sa aru ei saanud. Me teeme seda muidu regulaarselt. See on nagu meie igapäevane nagu mingi asi, aga nagu okay. See ongi sinu koht, kus sa saad nagu päriselt rääkida nagu mingitest teistest asjadest ka, kui see, et nagu päriselt rääkida oma eluloost. Reaalselt, aga keegi, nagu minust ongi väga põnev, et keegi tunne sind nagu inimesena. Nagu see, ma kujutan ette, et see valge tüdruk on su mingi alter ego, mingi selline teema. Ma ei usu, et see sina oled, vaata nagu jah, et kas see oled nagu päriselt sina või kus kohas see lõi välja? Järgmine raske küsimus. Ei, okei. Ma võtan kokku ennast. See on ka pikk lugu, pikk protsess, ma arvan, et see ongi kõik, iga asi on viinud nagu järgmise asjani ja kõik asjad on nagu mõjutatud mingist asjast ja Valge tüdruk on kindlasti väga tugevalt seotud balletikooliga ja ma arvan, paljud inimesed ei saagi aru, kus see tuleb, kus selline viha naine, kus selline energia ja raev protestida, ma olen nagu, ma ei tea. See sündis jah seal, ma tegelikult tegin alguses bändi oma parima sõbra Jaaniga, käisime isegi noortebändil, esinesime siin samas ruumis, see on väga naljakas. Siuke throwback. Ja lambist. Aga siis, ma ei tea, meil kuidagi hakkas ära vajuma see bänd Five Horses, see oli selline väga aktivistlik LGBT bänd, kus me olime nagu, me teeme teistsugust muusikat kui teised. Ja me ütleme asju välja ja meil oli oma mingi pidude sari, mis küll ei kestnud kaua, aga mis oli ka siuke LGBT USSR, USSR LGBT BFF party. Mis see tähendab üldse? Oli selle nimi. See oli põhimõtteliselt nagu LGBT-le avatud pidu, mis kaasab meie USSR ruutse ja samas mingi BFF ja party. Okay. Me tegime siukse peosarja ja siis esinesime seal oma bändiga. Aga siis hakkas ära vajuma sellepärast, et ma ei tea, Jaanil oli mingi oma töö, ta töötas siis, ta oli mu klassikaaslane ja siis ta töötas Estonias, oli balletiartist ja siis ma õppisin Viljandis ja ma kuidagi tundsin vist, et ma tahan teha ise mingit asja, ma tundsin aina rohkem, et okei, kui ma ei tee, siis mitte keegi ei tee. Või nagu, et mul ei pakuta seda võimalust teha ja siis ma olin nagu okei, ma pean midagi tegema. Ja siis ma läksin kokku oma ex-poissõbra Tristaniga. Ja tema... Su ex või? Ja Tristan Saar. Kas see on see, kes teeb TikTokis videos või? Jah. Ma ei tea, võib-olla mitu Tristanit. Ma ei tea, kas see on see, kes on selle Sikestiga koos? Jah. Okei. Aga te siiamaani sõbrad ju? Jah. Okei, slai. Jah, see on ka hea teema muidugi. Jah. Millest ma rääkisin? Et sa läksid tema kokku. Ja siis tema pushis seda täiega, et ma peaks tegema. Ja tänu temale ma hakkasin seda tegema. Ma ei oleks never üksi selle peale tulnud. Ja ma olen talle väga tänulik selle eest. Et tema ja pani nagu alguse sellele. Ta tundis vist, et ma tahan midagi teha, et mul on mingi baas ja mul on mingeid asju, mida öelda. Ja siis ta oli nagu, sa pead tegema, sa pead ütlema, ma aitan sind, me teeme sulle videod, me teeme selle. Ja siis me saime kuskilt teada, et tehakse pressikirju, kui laul tuleb välja. Siis me nagu davai, Tristan kirjutab pressikirja, siuke, et nagu koos tegime seda. See on tegelikult ülinais, vaata, kui keegi nagu pushib sind tagant, et kui ta näeb, et sul on nagu et sul on nagu mingi nagu nii suur will ja power midagi teha, kas sa võib-olla ise vaata ei suuda, et meil oli suht, ma ei tea samamoodi, et kui me hakkasime seda podcasti tegema, ega see oli ka raske, et nagu sa alguses ei tea mitte midagi, mis sa tegema pead. Nagu... Miks te hakkasid seda tegema seda? Tead, meil oli ka palju asju öelda. Meil oli nii palju öelda, nagu esimene hooaeg me lihtsalt jäppisime ja me ütlesime nagu iga kord, kui me nägime midagi, enamasti me lihtsalt rääkisime meestest rämedalt sitta lihtsalt. Nagu see, kuidas nad käitusid ja mis toimus või mis nagu üldse meie eludes toimus. Ja kuidagi mehed jäid nagu nii räigelt meile ette ja me olime nagu fuck this nagu. Ja me rääkisime ja meil oli esimene episood ja see läks nagu kuidagi nii nagu käima. Ma ei tea isegi, kuidas see kõik juhtus ja siis nagu see niimoodi kuidagi läks. Ja... pean kuulama siis. Jaa, see ongi meie esimene episood. Me maksime räme raha selle eest. Ja aga
sest et me ei osanud parem. Me ei osanud ise teha mingit varust, aga mitte midagi. Eks ma tegin ka mingeid lolle asju. No aga vaata, sa lihtsalt ei tea, sest et algus on nii raske, pluss kui sul ei ole kellegi käest otseselt küsida, sest no ma ei tea, meil ei olnud nagu ühtegi inimest, kes nagu teeks podcast'i just ja kuidas see üldse käib ja nagu internetis saad täpselt nii palju lugeda nende asjade kohta, kui sa saad, on ja aga see nagu, mis on reality, ongi see, et meil on nagu nüüd lihtsalt pult ja 3 mikrofoni ja mingi iPhone filmib, aga me ei teadnud, et see asi niimoodi käib. Ma arvasime, et on vaja nagu kaamerat ja mingit 100 asja, aga nagu reality on nagu see, et sa lihtsalt tuled istud maha ja peaasi, et sul asjad olemas on. Ja ma olen täna tegelikult siin sellepärast, et üks mu sõbranna kuulab teid. Päriselt? Ja ta rääkis mulle. Ja siis ma olin nagu okei, kui te kutsusite, siis ma olin nagu okei. Ma pean lihtsalt ütlema, et tere Eliisele. Nii arvas. No see on tegelikult ülitule, tegelikult me surusime lihtsalt. Me kohtusime Pärnus, kui keegi ei tea. Ja me surusime lihtsalt su nurka. Ma jäi lihtsalt nagu crowd upisime kuskilt. Ja ma olin nagu, ma ei tea, millest ma räägin, aga... Nagu alati millestki rääkida. Ja nüüd me räägime minu eluloost. Ja teie eluloost. Jah. Sest see on just täiega põnev, just sellepärast, et nagu naisena midagi teha, nagu üldse siin fucking Eestis on nii keeruline. Nagu meid siiamaani ei taha mitte keegi peaaegu sponsoreerida. Nagu me oleme nii paljudele inimestele kirjutanud. Ja nagu me oleme saanud isegi vastuse, kus üks tore restoran vastas meile, et tead, otsige endal sugar daddy. Ei, ta kuidagi ütles mööda, et kindlasti mõni sugar daddy on hea meelega nõus teie lõbu kinni plekkima. Mingit siukest kommenti. Wow. Aga see mõte on siis see, et ta lihtsalt have fun'ita ja nagu, et ei saa teenida selle pealt või? Just. Nojah, aga siis, kui teil on nagu mingi mitu tuhat vaatamisi, siis on juba see, et kõik tahavad tegelikult. Jaa, aga lihtsalt nagu selleni jõudmine on nagu tegi nii raske, kui keegi keegi ei toeta tagant või nagu keegi, ma ei tea, see on kuidagi väga-väga keeruline, ma ütlen nagu. Sama, aga mul vist ongi olnud, et just lähedased inimesed toetavad, et okei, mul ei ole olnud seda, et keegi annab mulle sitaks tuhhi, aga kuidagi ma ikkagi olen jätkanud sellepärast, et ma vingun sõpradele. Aga kas sul nagu üldse enne oli nagu mingis artistist sõpru või mingid muusikaid või? Enne kui sa alustasid? No nüüd kindlasti, kuna sa oled ise nii selles sees, aga nagu enne. Pigem ei. Siis kui see hetk toimus või see periood, kus valge tüdruk sündis, siis ma tegelikult tahtsin saada etenduskunstnikuks. Sellepärast, et kõik muu oli minu jaoks loll ja siträna. Ja siis mina olin nagu suur kunstnik. No mitte päris nii, aga jah, mul olid väga sellised love-hate relationship mingite asjadega. Ja siis ikkagi kõik, ma arvan, kellega ma ennast ümbritsesin, olid ka etenduskunstnikud ja siuksed inimesed, kes joovad 7 päeva järjest ja filosofeerivad. Okei, nagu see on siuke hardcore. Like a shade. Aga kas sa siiani nagu tegeled sellega või kuidagi, nagu mõtled, kui sul on nii suur kirg selle vastu, siis ei kao ju ära, et sa kuidagi rakendad seda või see läheb, kogu see energia läheb sinna valge tüdruku alla? Pigem küll enamus läheb valge tüdruku alla, sest ma veits pettusin selles maailmas, nagu mulle ikkagi meeldib käia etendusi vaatamas ja mul on ikkagi sõbrad, kes sellega tegelevad ja ma ikkagi vahel teen midagi. Eelmine aasta ma tegelikult lavastasin 2 asja Tartu 2024 raames, aga no need olid Tartus. Aga jah, ma ei tea, ma lihtsalt enam ei ole nii nagu armunud sellesse, aga ma arvan, et see on ikkagi väga intelligentne ja imeline eriala ja seal tehakse nii palju huvitavaid asju, aga kahjuks enamuseni see ei jõua. Ja see oligi minu jaoks kurb, et kuidagi tehakse samadele inimestele ja raha on nii vähe ja sa ei saa lihtsalt elada ära sellest toetusest, mis riik pakub ja sa ei saa ära elada etendustest, sest sa ei saa toota nii palju etendusi kogu aeg või noh, nii palju mis iganes perfokaid või mingit kunsti. Et vähemalt ma ei näinud mingit väljundit ja siis mulle tundus nii lahe see muusikaline etendamine, sest siin sa saad kogu aeg teha väikseid asju. Nagu ma saan kogu aeg ennast välja elada uuesti ja siis on jälle mingid vaiksemad perioodid, aga kuidagi, et see on rohkem
ma ei tea, ma tunnen loogiline mu jaoks või jah, aga I guess jah, mõlemad töötavad tegelikult olenevalt perioodist või noh, meeldivad tegelikult. Keegi tuli? No selles suhtes küll. Aga kusjuures me sinu seda kunstilist, me ei saanud ise olla ka koha peal, aga me nägime video Stenilt ja Karlilt sinu lavashowst, kui mis pidu see oli? See oli Raadio 2 pidu. See on siin samas T3-s. See ei olnud see etenduskunsti osa. aga ja ma olen nagu kuulnud, nagu Sten on vist näinud sind rohkem, siis mina pole rohkem näinud sind pärast seda korda, kui me Fonotegis olime, aga Sten on vist näinud sind tihedamalt ja ta on alati rääkinud nagu, et jaa, et sa lähed täiesti kastist välja, sa teed täiesti teistmoodi, see on lihtsalt nagu nii epic ja see on see, mis tõmbab. Nagu kus kohast need mõtted tulevad sul siis? Või nagu kuidas sa üldse alustad selle asjaga? Ma ütlengi, et sul on okei, sul tuleb nüüd näiteks esinemine ja sa tead, et okei, täna ma teen täpselt seda asja. Või nagu mis sinu arust nagu kõige nagu ägedam olnud ja siis kuidas sa nagu lõpuks jõudsid selleni? Nagu millega sa kõige rohkem rahul olnud? Mingi esinemine, mingi lavashow, mingi asi? Ei mäleta ühtegi. No kõige rohkem rahul raske öelda. See nii oleneb jah vist. Aga lihtsalt vahel on nagu mega lahe publikuga ja vahel mulle meeldib mingi idee, aga siis ma proovin seda mitu korda arendada ja siis see kuidagi vajub ära ja see on kuidagi nii nagu pidevas muutumises. Aga ma ei tea, ma vist lähtun väga palju mingist kontseptsioonist, et ma olen näiteks, ma ei tea, esinesin Tallinn Music Weekil, see oli ka T3-s, jah, see ei olnud see, mis te nägite, jah. Ja siis oli see, et ma käisin hästi palju laive vaatamas, sest mulle täiega meeldib, et kui ma saan festivalile tasuta, siis ma käin asju vaatamas. Ja mulle nii meeldib üldse vaadata, mida eestlased teevad, aga see on ka eraldi teema. Aga siis mulle tundus, et hästi palju on nagu seda, et olen korralik ja istun gitarriga. Et see oli nagu selline stampasi, mida tehti. Ja räägime südamlikult. Et mul hakkas nagu kuidagi huvitav, et kuidas ma selles rollis oleksin. Ja siis samal ajal tuli veel mingi väike artikkel selle kohta, kuidas mingi, kes on mingi crazy ja kes ei ole, mis puudutas mind. Ja siis ma mõtlesin, huvitav, et tegelikult mu eesmärk ei ole olla crazy või nagu, et see ei ole see, et nüüd ma olen hull, järgmine kord ma olen veel hullem, et see ei ole tegelikult nii. Ja siis ma mõtlesin, et okei, aga mis siis oleks, kui ma võtaks rahulikult ja ma istuks gitarriga ja ma nagu võtaks selle vormi enda peale. Ühesõnaga, ja siis lavastasime sõpradega siukse perfoka, mis mulle väga meeldis. See oli nii teistmoodi ja see oli nii kuidagi värske, ma sain proovida mingi täiesti uut asja ja siis ma proovisin seda veel paar korda, aga nüüd ma olen veits väsinud sellest. Sest nüüd ma jälle tunnen, et mulle tegelikult meeldib, kui ma saan karateringi ja panna täiega energiaga teha mingeid asju. No vot, ja siis see kuidagi niimoodi muutub ja nüüd siis viimasel esinemisel F-il, kuna seal on räpparid, siis ma mõtlesin, ma mängin ka räpparit ja olin siuke cringe, küürakas tüüp, püksid madalal, aga ja see mulle ka väga meeldis. Nii et ma ei tea, on lihtsalt mingid motiivid, mis huvitavad mind, mida ma tahan proovida ja siis jälle ma tunnen, et ma olen liiga mugavaks jäänud, siis ma olen nagu okei, nüüd tuleb midagi täiesti muud teha ja jah. Selline pidev protsess ja see ongi reaalselt mu lemmikasi selle eriala juures. Tegelikult see ongi nagu ülipõnev, vaata, et sa saad nagu, kuna see on nii sinu mingi karakter ja sa saad ise nagu mängida ükskõik mida sa tahad, nagu sulle keegi ei pane sulle mingit piire, keegi ütles davai, et sa pead iga kord nagu niimoodi esinema ja inimesed ootavad sult seda, vaata. Ja sa saadki olla nagu ükskõik ootamatu ja ükskõik milline sa tahad, et see ei ole vaata süge mingi, et sa oled näitleja kuskil filmis, et sul on kindel karakter, mida sa oled ka teinud, näidelnud, mis on üliäge. Ma ei saa aru, kus sa sinna jõudsid, et nagu sa olid nagu mingi davai, vist oli film, oli kinodes see Emalõvi, seal sa mängisid. Kuidas sa sinna jõudsid või nagu kutsuti sinna, oldi mingi davai, et tundud äge inimene ja tule mängi meile? Ma alguses olin sarjades, 3 sarjas, kuhu ma sain ka tänu Tristanile. Ta oli täielik manager sul lihtsalt laulist. Oligi mu manager. Aga järelikult ta nägi nagu potentsiaali. Ja see on nii tore. Ta väga uskus minusse. Usub, küsimärk. Ja, et tänu temale sain küll ja ta mingi tuttav otsis kiiresti
tšiki, kes näeb noor välja, kes on ilus ja kes räägib eesti ja vene keelt või see oli see kirjeldus. Ja siis ma olin nagu, mina näitlema ja Viljandis veel 4 aastat õppisime ju näitlejate kõrval niimoodi, et meil oli tantsueriala ja siis teatritudengid meie lend ja ma lihtsalt mõtlen, et mina näitlema, kui nemad siin nagu mu kõrval teevad siukseid hullusid, nagu on nii julged, nii avatud ja ma olin nagu, ma ei tea. Aga siis ma olin nagu, tegelikult tahaks täiega proovida, see oleks nii lahe, pluss reaalselt, et keegi minu ümbruskonnas nendest näitlejatest ei rääkinud eesti ja vene keelt. Ja siis ma olin nagu, et äkki tõesti ma saaksin sinna. Ja siis ma olin nendes sarjades, ühest sain teise, siis teisest sain 3. Ja siis ma tegelikult näitlesin alguses filmis Piva Järve 8 nägu, mis oli selline deep film, mis sai ka see aasta väga palju auhindu a la parim grimeerija, parim stsenaarium, parim operaatoritöö, vist nagu väga palju asju. Ja siis selle kõrval oli ka Emalõvi ja ma sain selle rolli tänu sellele, et ma olin Pivas ja ma tundsin neid inimesi, kes töötavad selles valdkonnas. Ja siis nad kutsusid mind castingule, et ma ikkagi läbisin kõik selle tee, iga selle, või peaaegu iga selle protsessiga. Ja siis, ma ei tea, lõpuks meeldisin režissöörile ja saingi olla seal. Tead, ma olen nagu, mul on väga suur nagu... Ma ei tea, nagu see näitleja töö on nagu minust on kõige hevim töö, mis sa teha saad. Sest et see skript on ju nii paks, nagu ma ei saa siiani aru, kuidas see nagu toimib. Et sul on nagu, kas sa õpid selle nagu kõik pähe või? Et sa õpid selle nagu raamatu endale pähe ja siis sa lihtsalt nagu... Ma pärast ei saa aru, kuidas see käib, minu väike pea ei võta seda nagu. Räägib inimene, kes õppis meditsiini ja kes sul peaks olema veel rohkem asju peas kui kõigil teistel. Ja, mul on õde igapäevaselt. Slei, ma ka. Aga nagu ma ei... Kus? Kus? Ja sa? Kes sa oled? Ma ei ole õde. Kes sa oled? Ja Nelle õde olen. Ei ole. Ei, ma töötan lennunduses. Me teeme täiesti X asja nagu. Või huvitav. Me teeme täiesti erinevaid asju. Ma tahaks ka nagu, et te räägiks nagu mina, muidu mul on nagu imelik. Me teeme võib-olla kunagi enda persooni episoodi. Reaalselt. Siis saadab sulle. Jaa. Ma ei saa mitte midagi teada, okei. Sa pead kuulama meid, siis kui sa vaatad nagu, tegelikult kui sa vaatad nagu mingid paar esimest osa ära, siis sa juba saad aru. Okei, ma natuke vaatasin. Ja näiteks esimesed 3 osa, mis seal me räägime nagu kõige rohkem, kes me actually oleme. Et kui sa nagu kuuled selle lõpuni, siis sa saad juba aru, et nagu mis inimesed me oleme. Me oleme väga nagu mina ja Peppe oleme nagu väga-väga erinevad. Kuidas te tutvusite? Läbi meie selle 3. liikme, kes varem siin oli. Kelle te välja sõite? Kellega me räigelt tilli läksime. Ei, seda kõik arva, et on piif, aga nagu tegelikult meile tuleks see suht tihti nagu peol tuleks. Et nagu rääkige nüüd aasta rääkige, mis juhtus? Inimesed aastad törti nii väga. Ja nad ootavad. Ja siis me iga kord oleme mingid, ei ole mingid törti, nagu me oleme ikka sõbrannad oma vahel. Ja inimesed üldse, mul ka nii tihti, inimesed tulevad ka mingid nõmedate küsimustega. Ma olen nagu... Ei ole midagi nõmedat, me oleme sõbrad ja see on lihtsalt mingi illusioon, mis inimestel tekib. Aga see ongi, see on nagu... On nii raske uskuda, et asi on nii lihtne. Kõik loodavad, et on kuskil et kõik on nii rõvedad ja kõik nagu situvad kogu aeg teineteise peale. Aga minust on ka vaata eestlastele ka veits see, et nagu ükski eestlane ei taha, et teisel eestlasel hästi läheb, vaata. Ma ei tunne nii, ma protestin. Aga nagu, ma ei tea, aga vaata, sul on vene juured ka, nii et sa ei saa nagu siit, sa ei saa öelda. Ei, no tegelikult on ikka, nagu sa ikka tahad ju enda lähedast, see sõprade kõigile hästi läheb. Nagu võõrastest ja ma tunnen just, et ma alustasin tegelikult ikkagi sellest positsioonist, kus ma olin nagu fuck you ja kade. Aga et ma olen tegelenud sellega. Jaa, aga vaata, see ongi nagu eneseareng, mida nagu kõik ei tee. Ja siis on nagu inimesi, kes ongi vaata, eriti need, kes Facebookis kommenteerivad, vaata, need on need inimesed, kes lihtsalt nagu hate to see you. Nagu kas teil on keegi sõber, kes istub ja kommenteerib nagu mingit Delfi? Ma ei tea, aga ma arvan, et see on nagu nii piinlik asi, nagu keegi räägiks seda. Ma arvan, et keegi julge. Nagu keegi teeks seda. Ja siis salaja istub Elina Born ja mingi... Never, ma ei usu. Ei, see on nii hevi, nagu ma ei tea, ma just millalgi ka vaatasin, et enamasti on mingid vanaemad, kes on need mingid hevid kommenteerijad. Vanad mehed on nii või? Vanad mehed, aga vanaemad on ka väga-väga sõnakad, eriti mingi EKRE teema tuleb ja oi kurat, kus hakkab siis. Ma ei tea, ma ei loe või proovin mitte.
aga tead, vahest loe, see on actually isegi naljakas. Ma kahjuks vahest loen ja ma olen nagu, ma rohkem ei loe. Aga see on nagu siuke, et sul nagu veits ego puust vaata selle pealt. Sa oled nagu fuck yeah, nagu ma olen ikka normaalne inimene vaata, et nagu mõni teine sul kodus on täiesti nagu loko. Ma ei tea, ma küll tunnen. Ma ei tea, ma olen šokeeritud iga kord, ma olen nagu vau, või nagu me olemegi loomad. Ma olen nagu vau, nagu mitte mingit nagu eetikat või mingit nagu positiivsust või mingit, mis see sõna on, empaatiat. Ei, null. Lihtsalt ainult heit. Jaa, aga vähemalt me ei ole nii hullud, vist kui USA on nagu. Jaa. Seal on nagu, ma ei tea, mis seal pool toimub, mina sinna ei julge minna igastahes. Sest seal toimub mingid X asjad ja seal on nagu need inimesed on veel mingid ekstra lollid ja ma ei tea, mis kuradi koolis need inimesed seal käivad, nagu ma veits kardan. Sest ma ei tea, nad on lihtsalt nii matsid. Õnneks Eestis on. Rohkem on inimesi, seda rohkem on probleeme. Jaa, ma saan seda. Püsi Eestis. No ma ei taha. Kas sa oled nagu, sa muidu kolisid ära? Miks? Kas sa ei ole patriootlik? Olen, ma lihtsalt tahtsin proovida, sest ma elasingi 27 aastat, 26 Eestis. Ja siis ma alati tahtsin proovida, et kuidas on välismaal elada ja ma tegelikult nüüd olen tagasi. Sa tulid nagu full tagasi või? Ei, ma olen nüüd... Millal sa elasid siis? Praegu olin pool aastat Portugalis. Ja siis nüüd olen pool aastat siin ja siis lähen Hollandisse. Slay! Aga mis Hollandis? Õppima tahaks minna. Okei. Muusika produtseerimist. Aga see Portugal oli täitsa random. Ja see oli niimoodi, et poissõbraga tahtsime minna kuskile, siis me ei teadnud, kuhu minna ja siis me olime nagu, seal on hea ilm. Me mõlemad pole käinud seal ja siis mu poissõber väga tahtis sinna kunagi varem minna mingi klassireisiga ja siis kõik olid vastu ja siis nad läksid Berliini. Vana ja tal oli trauma sellest, oli nagu okei, nüüd me läheme sinna elama. Nagu tavai. Nüüd ma näitan kõikidele enda klassikaaslastele. Mind huvitub see, et nagu okei, et te läksite Portugali elama. Kas te nagu läksite sinna tööle ka või kuidas nagu kõik toimis? Ta töötas distantsilt. Ehk siis Eestile ikkagi. Ja mina sain riigilt toetust, mis on siis vabakutselise loofisiku toetus, kuna ma olen kõrgharitud kunstnik, siis see ei ole tegelikult lahe, sest see on see, et ma saan toetust aasta aega ja siis ma ei tohi 2 aastat jälle seda küsida. Ehk siis see tekitab sellise veidra elu, kus mul on 2 aastat vaja tööd ja siis, et keegi võtaks mu tööle 2 aastaks, siis ma ei tohi 3 kuud teenida, mitte mingit raha. Ja siis ma saan jälle kandideerida. Ja ma ei tohi see aasta, kui ma saan toetust, tegelikult see on pool aastat ja siis, kui neil on raha, siis sa saad veel taotleda ja siis sa saad veel pool aastat, kui veab. Ja siis, et ma pean nagu töö maha jätma, mitte teenima ka see aasta, siis ma saan toetust ja see toetus on nagu miinimumpalk. Ja siis mul on tervisekindlustus ka. Aga nüüd augustis täpselt. Praegu mul sai otsa see toetus ja nüüd mul ei ole kindlustust ja mul ei ole raha ja tööd. Teeme pärast korjanduse. Ja me teeme GoFundMe peale episoodi. Aga kuidas on olla artistil? No teeme alati olen mõelnud, ma olen tegelikult rääkinud seda ühenduse Brannaga, kes on ka artist. Ja ega ta ütleb ka, et need rahad on Eestis nii väiksed ja sellepärast ta käib hästi palju välismaal laule kirjutamas ja produtseerimas. Miks? Seal vist on siis kõrgemad tasud või mis iganes. Ta nagu on laulu kirjutaja. Ma ei tea. Ta on laulu kirjutaja, sest ta ise laulab ka. Ja neil on vist mingid need kämbid, vaata, ma ei tea, tehakse mingid laulu kirjutamiskämbid. Ma lihtsalt mõtlesin, et kuidas ta teenib selle pealt. Aga jah, kui ta kirjutab. Võib-olla ka kui sa oled mingi leibel, või selle mitte leibeli, vaid selle, äkki kui sul on see mingi kämbi või ma ei tea, ta mingis ekstra mingis organisatsioonis minu arust veel omakorda. Äkki siis sealt nad kuidagi annavad mingit tulu sellest. Ma ei kujuta, ma ei tea, kuidas käib. Sa peaks teadma, sa peaks meile rääkima. Ma tean kõike. Kuidas see toimub? Sul on ju label ka praegu või? Jaa. Kes sul on? Kurvad uudised. Ja sinna sa said suht kohe või sinna läks ikka aega? Ei, ma sain sinna alles see aasta. Ja ma olen tegutsenud alates aastast 2020. No siis ikka läks aega. Ei, jaa, see on olnud teekond, see ei ole üldse seda, et ma läksin ja siis mul oli nii fun ja siis ma kohe kõik olid mingi, oh my god, jaa. Ja siis kõik plekkisid kinni.
aga nagu, okei, sa rääkisid enne oma kutist, nagu me peame su kutist rääkima, nagu see on lihtsalt nagu uskumatu, et te töötate nagu DJ Munnist. Jah, reaalselt, et kui keegi ei tea, siis sul on DJ nimega Munn ja ta on su Peika. Kust tuli see nimi? Kas ta ise mõtles, et tavai, et ma olen DJ Munn või? Tal on midagi. Tal on nii suur munn. Ta on nii suur munn, ma arvasingi. Ei, okei. Ma tegelikult... Sa lükkad ümber nüüd selle või? Ma ei kommenteeri seda. See on tema isiklik asi, aga me oleme küll mõelnud, et see on huvitav, et kui paljud inimesed mõtlevad sellele tema munnile. No me mõtlesime kohe, kui mina saan teada, et ta on DJ Munn, siis ma kohe mõtlesin... Nagu ta munn on populaarne, saalt aru. Jah, aga järelikult tal peab olema suur munn. No muidu ta ei teeks seda. Muidu ta ei... Jaa, sa ei saa. Nii. Aga kuidas see üldse tuli? Või nagu muidu sa ei tõmbaks tähelepanu sellele. Ja see oli niimoodi tegelikult, et me mõtlesime, mis nime panna, siis me proovisime tegelikult erinevaid. Kuskil ta oli nime all, DJ Cat Maniac. Oh my god. Ja siis, ja see tundus natuke imelik ja keeruline. Ja ma ei mäleta, kas me proovisime meil mingeid, aga tegelikult on mitmed DJ-d ju, kes vahetavad ka nimesid kogu aeg. Nagu mingi DJ vaatab jooksvalt, DJ väga obskuurne. Teate teda? Ja on mega lahe DJ. Mul on 3. oktoobril muideks Von Krahlis minu reiv ja siis ma kutsusin ta sinna mängima. Okay. Tal on ülipalju nimesid olnud. Ma just pakkusin talle ka mingi nime. DJ Loki Painab. Mida iganes, et sellised huvitavad nimed ja siis me proovisime ka erinevaid, aga siis lõpuks kuidagi lihtsalt see, et valge tüdruk ja DJ Munn kõlas nii hästi ja see on lihtsalt nii lihtne, aga samas kuidagi nii tabav ja see on täpselt nagu piisavalt provokatiivne ka, et see ei ole nagu DJ laud, kuigi see on ka suht cool. Aga saate aru, et see läheb kokku kuidagi selle kontseptsiooniga ja ka selle protestiga, et mida sa ei tohiks olla, et sa peaksid olema nagu DJ Lill ja ma ei tea, mingi safe naljakas asi on ja. Aga siis kuidagi vint peal sellel veel. Aga kuidas ta nagu, mis hetkel ta su ellu üldse tuli nagu? Me oleme vanad sõbrad. Olime pikalt sõbrad ja siis läksime Tristaniga lahku ja siis me olime edasi sõbrad väga pikalt, veel aastaid ja 10 aastaid. Ja siis... sa olid nagu, tegelikult sa meeldid mulle. Jaa, täpselt nii. Ei, lihtsalt meil oli nagu tore koos ja on ikka veel tore koos. No jumal tänatud. Aga kas ta nagu siis, te olite juba koos ja siis ta hakkas su DJ-ks, jah? Või see olite juba... See oli kõik koos niimoodi, et ta tegelikult oli mu manager, et aitas mind ka, sest ma arvan, et see oli jälle see olukord, et ma täiega tahtsin teha ja siis, ma ei tea, talle meeldis, mis ma teen, talle meeldis see muusika ja siis ta mõtles, et ta võib paar meili kirjutada ja siis ma olin nagu, paar meili. Ja siis, jah. Ja nüüd tal oli isegi oma eraldi set ju seal Rämmaril, mis oli mega meem. Et Rämmaril. Aga mitte ees saada, jah, lihtsalt ta ei ole ammu teinud seti. Ma tean, ma käisin isegi kuulamas, ma olin seal, ei, see on nagu tegelikult suht epic, nagu, et ta saab nagu eraldi ka teha, et ta nagu ei ole ainult nagu, et kui sina lähed esinevad, siis on nagu tema ka, või tal on ka nagu ise oma nagu DJs, et siis ta saab teha, mis ta tahab, et siis tal ei ole nagu mingit seda ees, et on nagu sinu laulud. Aga kuidas on nüüd see koos töötada nagu, ma ei tea, ma ise mõtlesin nagu, et kas alati peate jõudma mingisugusele konsensusele, kas sealt tuleb ka mingi beef või? Ma mõtlen ise seda, kui sa oled koos nagu inimesega, siis elad koos, töötad koos. Jaa, siis on niigi, ma ei tea, asju, millest võib tülli pöörata ja siis veel töötada ka koos. Ei, ma tunnen, et ma ka tegelen sellega väga teadlikult. Ma olen väga beefide vastane inimene. Ja ma olen tegelikult kasvanud sellises perekonnas, kus oli päris palju vaidlemist ja tülisid. Ikkagi tore pere. Aga jah, ma kuidagi tunnen, et mulle ei meeldi üldse, kui on mingi beef. Ja minu meelest see tegelikult tähendab seda, et inimesed lihtsalt ei oska ennast väljendada või ei oska või ei taha leida mingit kontakti või mis iganes, et see ei ole tark minu meelest. Nii et ja mulle tundub, et meil ei olegi beef, et meil on lihtsalt tore.
nagu päriselt ka. Aga võib-olla see tuleb ka vanusega vaata. Ja selles mõttes, et nagu, ma ei tea. Ei, ma tegelikult tegin nalja. Ja nagu mina küll arvan. Ma tunnen, et see on lihtsalt oleneb inimesest, ma arvan. Ma arvan, see oleneb inimesest pluss see ka, et kui ja sa ise oled. Ja mõnel vanusest. Ja kui sa ise oled nagu heas kohas, kui sa oled oma asjadega rahul ja teed seda, mis sa tahad. Ma arvan, ma lihtsalt ei saaks ka olla suhtes, kus mul on mingid beefid selle inimesega. Nagu ma oleks kohe nagu, siis ei ole mõtet. Jaa, või nagu ma ei usu sellesse, et oh my god, ja mingi hot and cold ja mingi No sest ma ise tunnen, võib-olla mu närvid on nii läbi, et ma olen nagu ei. Ma ei tolereeri seda. See on nii real. Nagu. Ja DJ Munn on ka väga nagu tore inimene ja ta on nagu väga stabiilne. Ma tunnen nagu isegi veel stabiilsem kui mina psühholoogiliselt. Et ongi näiteks me kolisime välismaale. Ma tundsin, me tegelesime nii erinevalt sellega. Nagu mega tore oli, aga lihtsalt ikkagi ebamugav olukord, kus sa ei tea mitte kedagi. Ja juhtuvad mingi väike maavärin või meil oli mingi total blackout, kus meil ei olnud üldse elektrit ega levi, mitte midagi. Ja siis nagu ma tundsin, et ta on nii rahulik ja tark ja ma olin nagu vau. Et jah. No mis te üldse vabal ajal koos teete nagu? Kui te muusikat ei tee, nagu mis te teete? Kas te käite ka padelit mängimas? See on huvitav. Ma ei ole vist kellegagi rääkinud sellest niimoodi. No võt. Ei, me ei ole kunagi padelit mänginud. Isegi ma mõtlesin, et äkki me peaks tegema nii, et me kunagi ei mängigi seda. Aga siis ta oli nagu, ma arvan, et meile tegelikult meeldiks see, nii et me peaks ikkagi proovima. Mina olen tälik padel ju vastaan. Osad paarid on lahku läinud, see peab tõesti proovile nagu neid. Padeli pärast. Ja Peppi mängib padelit väga palju. Ja no ju, ma ei tea, võib-olla see on lihtsalt nii nagu intens mäng, et sa nagu kuidagi lähed oma vahel tülli. Ma ei tea. Sa rääkisid endast, osad paarid? Jah. Peab väga mingi viskas ma kuti tänavale lihtsalt. Ei, õnneks mitte, aga lihtsalt nagu nii naljakas näha. See peab tegelikult sõprused ka proovida, see peab kõik suused proovile. Seepärast, et see ongi, nagu kui sa oled vähegi, no ma ise arvan, et see tuleb kõigil välja, et see päris sina vaata seal mängus, nagu see ongi su pingeline, sa võib-olla saa hakkama ja siis on näha, nagu, kes oskab ennast talitseda, kes mitte, kuidas sa reageerid ja kuidas sa kohtled oma paari. Sa oskad talitseda ennast, Pepe või? Nagu näha. Siiamaani sõbrad alles, kelle padalit mängida. See on tore. Aga mis te teete siis, kui te padalit mängi? Harjutavad laulmist. DJ-seti teevad kohe. Ma kuulsin kusjuures hiljuti ühte ülihead tsitaati, mille mulle ütles üks bändi solist, et parem tund aega piinlikkust kui 2 nädalat harjutamist. See oli nagu nii on point. Aga ma ei tea, me teeme trenni, proovime teha Portugalis, tegime rohkem nüüd, suvel tegime vähem. Aga me oleme pingutanud selle nimel, et meil oleks rutiin, kus me teeme trenni, et see oleks nagu osa meie elust. Sest tegelikult enne me olime räiged, mitte joodikud, aga me jõime ikkagi suht palju. Panime pidu, suitsetasime mõlemad üli palju ja siis enne Portugali me jätsime suitsetamise maha või alguses ma jätsin. Kusjuures mul ongi nüüd septembris saab aasta aega ja ma ei ole mitte ühtegi nikotiinitoodet teinud. Ja ma enne tegin 8 aastat tobi. Jesus Christ. Ja siis kuidagi sellega kaasnes ka see, et hakkas mõtlema või me tegime lepingu. Mis ta nimi on? DJ Munn. Et kui ma teen ühe tobi, siis ma pean maksma talle 1000 eurot. Oh my god. Ja me tegime nagu allkirjastasime selle lepingu. Et me peame nagu sellest kinni hoidma, või ma pean sellest 100% kinni hoidma. Ja siis temal oli kohustus mõelda suitsetamise mahajätmisele. Ja siis ta jättis ka maha nüüdseks suht, või ta ei tee peaaegu üldse. Ja siis kuidagi sellega ka jätsime joomise maha või kuidagi seda on palju vähem. Ehk siis nüüd me oleme mingid, ma ei tea, healthy queenid ja käime jalutamas, teeme süüa, ta teeb ülihead süüa. Ma ei tea, hängime sõpradega. Kas see nagu peol? Ringi mööda Eestit. Nii wholesome. Jaa, reaalselt nagu siuke healthy suhe, nagu siuke nagu picture perfect. See on nii tore, et teete nagu asju koos. Just see suitsetamise asi ka, et ikkagi tuli kaasa sinuga. Muidu üks on nii heavy vaat, et kui teine teeb ikka su kõrval, vaat saad mingi nagu on see vajalik või nagu sul on niigi raske. Ja siis nagu keegi, aga see on nagu nii äge, et nagu kõik on nagu koos ja nagu
nagu support on olemas vastastikune, et paljud ju suhted on siuksed, et üks tahab teha ja siis teine ei tule kaasa ja siis on kuidagi nii raske ja siis on nagu, ongi see, et kas ma lähen teen nüüd üksi seda või? Ja ma tunnen ka, et ma olengi olnud palju tegelikult suhtes, erinevates suhetes, kuidagi on nii juhtunud ja siis ma ka väga hindan seda ja ma tunnen, et ma olengi väga teadlik selles ja nagu ülitänulik, et meil on nii ja aga ja see ongi lahe ja ma tunnen, et see täiega aitab kaasa, et me olimegi sõbrad. Me oleme edasi sõbrad ja et võib-olla tundubki, et nii peakski olema, et mis see suhe nagu nii väga palju muud on, kui see, et sul on hea selle inimesega aega veeta. Mina olen ka alati arvanud, et kõige paremad suhted on need, mis nagu algavad sõprusest. Sest sa tunned seda inimest juba nii läbi ja lõhki, nagu kui ta on nii mitmeid aastaid. No siis ei tule sealt enam mingit nagu surprise ja vaata kuskilt. Muidu tavaliselt on see, et nagu inimesed lähevad suhtesse, nad, ma ei tea, mingi esimesed 2 kuud tiimid on ju. No siis enam edasi ei tiimi, siis on juba see, et nagu okei, mis asi me oleme nüüd on ju. Ja siis läheb see aasta aega mööda ja siis sa hakkad juba nagu seda inimest nagu nägema päriselt ja tekivad tülid ja siis ongi siuke nagu lõputu ring lihtsalt. See on ja väga huvitav minu meelest ka, et näiteks see kõik liigub väga ruttu. Jah, et me sebime kellegagi ja siis näiteks me ei nussi ja siis me oleme juba, ma ei tea, no vahel inimesed teevad nii 2 kuud sebinud ja nagu meil on juba tunded, aga me ei ole nagu tegelikult füüsiliselt veel lähedased olnud, ei teagi nagu, mis sellest üldse saab. Ja siis mingi poole aasta pärast selgub üldse, et see inimene ei julgenud pool aastat midagi öelda enda kohta, no mingid siuksed asjad, aga noh, ma olen ka obviously olnud selles olukorras, aga no eks see on, vaata, et nagu sa ei saa kõigiga ka nagu ma saan aru, et sa tahadki nagu uute inimestega ka tutvuda ja nagu vahest see asi lihtsalt jõuab niimoodi, et kuidagi see sõprus jääb sealt vahelt ära vaata, et sa hakkab kohe, et teil nagu vastastikune meeldimine, nagu see on ka normaalne, et ma ei saa öelda, et nagu et see on vale, aga lihtsalt nagu ma arvan, et see Eestis on lihtsalt väga see komme, et inimesed tahavad väga ruttu kuidagi kokku kolida, väga ruttu tahavad juba peret luua, nagu väga eestlaslik nagu on see kõik, et sul on mingid standardid, et sul on vaja kindlasti korterit, sul on vaja mees, sul on vaja 1 last vähemalt ja ma ei tea, minu ümber ei ole nii. Aga vaata, see oleneb ka vaata sellest keskkonnast, kus sa oled. Sa olete ikkagi ju vanemad minust, nii et ma ei tea, minu sõbrad, ma ei ütleks, et paljud tahavad lapsi. Aga vaata, sul on nagu väga teissugune keskkond, sest minust need just nagu siuksed väga nagu kunstilised inimesed, neil ongi nagu väga teine vaade asjadest, kui see, et sa oled nagu käid kontoritööl vaata ja sinu ümber on sellised inimesed, siis sa nagu mõtled, et tegelikult see, et mina sinna sisse fitiks, ma pean seda nagu kuidagi sarnane olema. Sest mina väga tunnen seda nagu pressure'it, et nagu kuidagi, ma ei tea, Instagramist näed kas või, et sul mingid vanad tuttavad kuskilt koolist saavad juba lapsi ja keegi ostis kodu näiteks, see on väga tavaline, et inimesed ju panevad, et mingid võtmetest pildi on nagu mingi esimene kodu. See on haige. Siis ma olen nagu mingi, et okei, kuidas te korterit ostate tänapäeval nagu öelge nagu kes teile seda raha annab, sest mina küll korterit ei saa osta, ma olen liiga luuser selle jooks ja ma isegi ei tea, kuidas see asi käib nagu, no ei tea. Lihtsalt elan elu lõpuni Jüri korteris haigest. Pepe sai nagu Pepe sai teada me ei pea sellest ribu vastast rääkima enam, palun. Ei, Pepe on siukene inimene, et kuna ta TikTokis ei käi, siis eelmine aasta näiteks väga õige, ma toetan seda. Tema näiteks ei teadnud eelmine aasta, mis on Brad Summer, siis me pidime seda talle seletama, et nagu could be anyone nagu. Ja siis sa tahtsid nüüd Flow festivalile minna, keda kuulema. Keda sa tahtsid minna kuulama? Charlit. Jaa, nüüd sa tahtsid minna. Aga siis me rääkisime Pepiga triibu vastast ja see oli mingi paar episoodi tagasi ja siis ma ütlesin, et see on nagu mitu inimest, vaata, et see ei ole üks inimene. Ja siis ta oli nii šokeeritud ja nüüd, kui me käisime nädalavahetusel see sama pidu Pärnus, siis sa nägid, kes on triibu vasta lõpuks ometi. Ja siis mul oli ikkagi lõpuks öelda, et ta ei saanud ikka aru, kes sealt see õige inimene on. Kas see on oluline siis teada või? Thank you. Ei, see ei ole oluline teada, aga lihtsalt vaata, kui see kuidagi, näiteks mina ja Sten ja Karl või keegi räägime oma vahel, siis Pepe on seal kõrval nagu, mis asja? Ja oota, mis see ütles? Vist kellegi hüüdnimi on seal mingi krevetika või midagi. Ei, see krevett oli teine inimene päris. Okei. Vaat ei ole. Smuuti oli. Smuuti, jaa, vabandust. Keegi on smuuti ühesõnaga. Siis Sten räägib kohe mingi smuuti. Ma mõtlen, kelle koer see on. Aga töötab välja, et see vist on mingi liige. Oh my god, sul on ka koer või? Jaa. Oh my god, tal on ka see valge chihuahua.
On või? Mis see mul on ka? Mis ta nimi on? Diego. Mis sinu koer on? Pacifica? Oh, wow. Oh my god, kõigil on valge chihuahua, minu dreamkoer ja välja arvatud minul. Saad aru või? Nagu ma tean, issa, ma olen nii närvi. Issa ta on elaga nutma. Ma hakkan reaalselt nutma, nagu sa ei tea, kui väga mulle koerad meeldivad, see on nagu ebareaalne. Anyways, ma tahtsin küsida sult Fuck, Marry, Killi. Siin on 3 artisti ja siis teine pool sellest on nagu, ma pärast räägin igastahes. Ma ei vasta võib-olla. See ei ole nii deep, vaata. Ma mõtlen. See Fuck, Marry, Kill on nagu siuke, et nagu kellel sa lihtsalt paneksid kõrvale. No okei, ütle siis. Siin on Kermo Murel, siin on Sam ja siin on Triibupasta. Aga Triibupasta ei ole üks inimene. No võtame seda, täpselt saad kõik. Jaa, sa saad nagu kogu kombo, et seal ei ole nagu... See on ju õudne küsimus. Tegelikult see ei ole, see on nagu, ütle nii, mis sa praegu nagu mõtled. Keegi ei võta seda nagu... Ja, ma tean. Ja siis tehakse... Üldse mitte keegi. Ja siis tuleb pärast suur uudis. Nii, oota, kes sa olid? Kermo, siis Sam ja Triibupasta. Väga raske. Kas kuulad Sam üldse või? Ei. No võt, juba lihtsam. Aga mulle meeldib selline positiivne ja tore muusika. Mulle meeldib see Parasiit, see... Ma kasvasin vene estraadi peal ja see on väga selline, meenutab mu lapsepõlve. Okei. Ja kas ma sa oled selline. Jaa. Aga ma ei tea, see on nii raske, ma pean siis mõtlema ju. No see on, kuidas ma saan öelda, et ma kellegi tapan? No see, ära võtta seda, kui tapad spaad kõrvale. Panen kõrvale. Kõrvaldad, jah. Kappi ära. Tagasi. No Triibupastaga on raske, sest neid on 3 ja mul on nagu raske. Sulle ei meeldi kõik 3, sa tahad sealt eraldada inimesi. mul on raske, ma võiks nagu nende vahel seda teha, aga ma ei tee seda. See on minust veel skandaalsem minu arust, kui sa hakkad neid inimesi eraldama seal. Nii, et ma tahaks nad nagu kuskile nagu ära panna, et ma ei peaks tegelema nendega. Jah. Ühega sa ei tegele. Oota, aga Meri... Ühega sa pead seksima ja teisega musitama. Aga kas nagu mina või nagu valge tüdruk? Valge tüdruk. Okei, valge tüdruk. See on juba lihtsam. Jaa, võt. Ma arvan, et valge tüdruk merriks Kermot. Okei, miks? Sest see on nagu sama vaip või? Sellepärast, et ma tunneme nagu mõistame teineteist. Ja see oleks selline, et nagu kui me lihtsalt nussiks, siis see oleks lamp. Okei. Ma ei saa mitte nagu mõelda või kuidas ma vastan, kui ma ei mõelge. See on nii naljakas, minust me oleme ka aasta teinud. Me tegime Tanel Padar ja Koit Toomega. No seal on lihtne. No, Okei. Meil on erinev. Nii. No ja kepiks ma... Ma ei tea, kas Sammi saab keppida üldse. Ta kuidagi... Nii siuke armas ja tore, ma ei tea. Ma ei tea, mul oleks imelik tolle tere öelda. No võt. Kui ma näeks teda, ma ütleks, et ma tahaks teda keppida. Ma arvan, et me Triibupastat keppima ja Sammi kappi panema. Aga nad on nii noored. Sa ise ka noor. Sa ise ka noor. Sa oled meist noorem. Ma ei tea, ma ei taha vastata tegelikult. Okei, aga siis teeme... See on liiga raske. Siis teeme näitlemine, tants, laulmine. See oli nagu 10 levelit lihtsam praegu. Jaa, nii et... Oota, mis sa ütlesid? Näitlemine, tants... Või siis laulmine. Näitlemine, tants, kill forever. Kill forever, või? Nii lihtne. Okei. Ja siis muss ja näitlemine. Mussima kepiks. See on nagu cool. Jaa. Ja näitlemisega lihtsalt. Ja näitlemisega. Oleks lihtsalt koos toredalt. Näitlemisega see on nagu selline süvitsi minek, kus on nagu sügav töö endaga, kihtide ärajätmine, kus mina ei mõtle kõike välja, vaid keegi ütleb mulle, millega ma peaksin töötama ja kuidas ja et see on nagu, ma tunnen selline commitment. Kuigi valge tüdruk on ka fucking commitment. Nagu abielu. Jaa. No okei, Peppi siis vastab sellele Kermo, Triibupasta, Sam. Ma on suht keeruline, sest ma ei tea, kes see Sam ka on. Nagu ma tean ta laule, aga ma ei tea, mida välja näeb. Peppi, sa tead, millega ta välja näeb? Ta on pikk. Ta on siuke pikk poiss. Tal on mullet. Mulletiga. Okei, tee laulude põhjal. Ta esines T-särgis ja pükstes. Jah, ta on siuke väga lihtne lastelemmik.
okei, no siis laste lemmik või? ja. Okei, no siis ma vist nagu abielluksin temaga. Okei. Ja siis Keda sa kepid? issand, okei, nagu Germo on olnud väga nagu sõbralik, nii palju ma olen nagu kokku võtnud. Ma teda nagu kõrvaldada ei tahaks. Ja ma vist kõrvaldaks siis Triibu vastas, sest et sealt ma ei tunne ka kedagi. Smootit. Ma ei tea, kes see on. As far as I know, see on kellegi koer. Ja siis, okei, no siis ma kepiks Germoga. Tere, ma vist ei saaks seda teha. Ma vist abielluks Germoga. Aga siis Sammiga kepiksid või? Ei, ma peaks täna tapma. Sest ta meeldib lastele või? Ma peaks ta ära tapma. Sa ei pea, see on su valik praegu. Ma ei tea, ta on nagu minu jaoks nagu ise ka liiga laps kuidagi. Ma ei tea, vana ta on. Ta on ikka... Oh my goodness, okei. Ta on meist noorem, ma tean. Aga ta ostis korteri. Ma tean, jaa. Aga võib-olla ma lihtsalt tunnen ta tüdrukut. Mees, tal on korter. Ma ei tea, mul oleks imelik. Okei, ma ei tunne ta tüdrukut. Jaa, ma lihtsalt... Ega teda. Ma olen temaga nagu paar korda hänginud, selles mõttes ma oleks veits imelik öelda, et ma paneks teda nagu... Nii et ma jätan selle nii. Okei. Ma arvan, et see on... Ma arvan, see on hea toon, kus lõpetada. Ma arvan, et see on siuke nagu veits nagu, võib-olla me rääkisime liiga nagu siukest nagu väga rahulikku vaata ja mingi siuke bäng peab siin lõpus olema. Nagu... Aga mega tore, et sa olid nõus tulema meile. Jaa. Ja me saame väga vähe külalisi, keda me kutsume. Jaa, keegi väga ei taha. Ja ma tulin Eliisele. Jaa, kas tahad talle öelda või midagi lõpetuseks? Mingi pühenduse. Ei, ma ütlesin talle tere. Sellest piisab sulle. Ja aitab küll Eliisa. Nii et ei taha, et sa pushisid valget tüdrukut või Elinat tulema? Või... Täna ma arvan, pigem oli isegi Elina siin. Mulle tundub ka, et Elina oli täna siin. Mis on nagu tore, sest et seda... Valge tüdruk ongi ainult suure raha eest. Seda raha meil kahjuks ei ole. Tuleb Elina kohale. Seda meil ei ole. Et te kuulsite siin, et kui te tahate Elinat, siis ta tuleb niisama, aga kui valge tüdruk, siis tuleb plekk lauale. Ma tulen siis, kui Eliise kutsub. Jah. Asib. Igastahes tervitame su ex-boyfriendi, praegust boyfriendi ja kõik teisi ka.